Tere tulemast, tere kõigile siis tagasi minu kanalile, minu jälgijad, minu fännid, minu head sõbrad ja tuttavad ja tere tulemast ka uutele tulijatele. Täna teen ma teile siin siis sellise lodumise, et mida tema tahab teile just praegu öelda. Ma arvan, et see tuleb nagu ikkagi naisterahvast lähtudes, et mida mees tahab naisele öelda. Kuid kui te vaatate, mu poisid, mu mehed, ma tean, et te vaatate, mingi väga väike protsent sellest on, siis pöörake ringi. Et ma ei ole siin mingi ainult naistele tegija. Nii, ja võtke seda lihtsalt kui sellist võib-olla niisugust head mõnusat meelelahutust ja nagu te olete ka tähele pannud, siis minu kaardiladumised lähtuvad väga palju energiatest ja me olemegi see, millised on meie energiad praegu. Ja lisan ka veel seda, et meie energiad muutuvad meeletult kiiresti. See võib-olla, mida ma laon siin täna, ei pruugi homne päev olla enam see, nii nagu eilne päev on minevik ja tänane päev ei ole loomulikult täpselt sama, mis on siis täna. Tegu on kollektiivse lodumisega, kui te soovite eralodumist, mis on siis ainult teie energiast lähtudes, siis kirjutage mulle meilile. Minu meiliaadress on siin all ja olen siis Ouli ka, nii nagu ma oma nime ikka alati unustan siin alguses ütlemata. Ja kes ei ole siis uutele tulijatele, vajutage ka telli nuppu. Väga oluline, ühesõnaga see on teile, see on täiesti tasuta, siis te saate märku, millal ma midagi olen postitanud. Ja ma olen väga tänulik iga laigi eest, iga kommentaari eest, iga tellimuse eest, seda, kes on minu lehte siis tellinud. Teid on päris palju siin juba ja sellepärast, et see aitab veel viia selle video ka siis väga paljude teiste inimesteni, kes võib-olla ei teagi minu kanalist või üldse nendest kanalitest siin midagi. Nii, ja hakkame siis pihta, mida see inimene tahab sinule praegu sellel hetkel öelda. Ja tegu on siis kollektiivse lodumisega, tegu on ajatu lodumisega, ükskõik millal te seda vaatama satute, siis on teil kindlasti siit midagi võtta või jätta. Kumb. Nii, vaatame siis. Ma ei tee seda eriti pikka ladumist, aga nii, vaatame siin siis. Ma vaatan kohe kaardipakiga või kui siis võib-olla toon siia kolmanda ka hulka. Ta tahab öelda seda, et sa oled üks supernaine ja ma pean praegu ütlema seda, et sa oled üks supernaine, sellepärast et mitte kunagi ei saa pöörata ringi keisrinnat keisriks. Sellepärast, et keisrinna oli, on ja jääb üdini naiseks, ta kannab ainult naise energiat ja sellepärast ma nüüd siis ütlen, poisid, pöörake ringi. Ma teen selle lodumise tegelikult ikkagi nüüd, nagu siit sellest esimesest kaardist lähtudes võib aru saada, et see on, mida soovib üks meesterahvas teile öelda. Soovibki öelda seda, et sa oled üks supernaine, sa oled tõeline keisrinna ja kõik ühesõnaga nagu, et ta vaatab sulle, ma vaatan sulle ülevalt alla. Tõesti, sa oled naine, kes tõi endaga armastuse, kes tõi endaga päikese, kuu ja tähed. Ja ta palub nagu sinu käest vabandust, ilmselt siis nüüd, kui siit tuleb nagu niimoodi välja ja nagu mul tuleb see informatsioon niimoodi, siis see suhe võib olla tegelikult praeguseks ka lõppenud või vaatame edasi. Ja et sa teadsid minust tegelikult ainult seda jääpealselt või veepealset osa
Ma tõin kaasa sellesse suhtesse väga palju saladusi, aga need jäävad ka tegelikult praegu edasi saladustest. Sina leidsid alati jõudu, et tuua välja need suhted kriisist ja ma imetlen sind selle jõu eest ja natukene ütlen ka enda kaitseks siin, et aga mina tõin ka ju armastuse. Mina ka sind väga armastasin. Võib-olla armastan ka praegu, aga vaatame edasi. See suhe on siin jah ilmselt nüüd ikkagi lõppenud ja see inimene tahab sulle öelda, et tegelikult tema süda on murtud. Murtud on ka mõlemi osapoole süda, sest tavaliselt kui tuleb murtud südame sündroom, eks ole, see ei ole sündroom, murtud südamekaart, siis see süda ei ole murtud ainult mitte mehel või naisel, et siin on süda murtud suhte mõlemil poolel. Ja ta tahabki öelda, et ära mõtle ainult seda, et mina nutan, mina kannatan, seda teeme me mõlemad, ma saan aru sellest. Ma väga palju mõtlen praegu üle ja ma võib-olla panin liiga palju sind tundma selles suhtes olema ohver. Ja anna mulle andeks, et ma ei suutnud võib-olla teha otsust, mille ma oleksin pidanud tegema. Et kord ma mõtlesin nii ja siis kord ma mõtlesin jälle naa. Ja sellepärast minu mittemõtlemisest võib-olla või ülemõtlemisest või ühesõnaga niimoodi, et ma tahtsin teha sinust ohvri. Aga tegelikult ma tegin ohvri iseendast. Minu otsused ei olnud kõik kaugeltki pehmed, kuigi ma tõin armastuse. Selle karikate kuninga näol, aga ma tõin sellesse suhtesse ka sellist teravust, külmust, kalkuleerimist, kuigi ma teadsin väga täpselt, mida ma tahan, aga see ei jõudnud tänu minu siiapidi ja sinnapidi mõtlemisele alati täit selgust. Hästi keeruline suhe on see olnud ja siin olid ka kindlasti, mina tõin sellesse suhtesse kolmandad osapooled. Kuigi oli perekond, nii, siit tuli meil nüüd välja väga ilus paar. Väga ilus armastuse paar, mida tegelikult ei tule eriti palju, sest see on suhte ladumine, eks ole. Et ka sina tõid siia armastuse ja tegelikult me olime armastuse paar, me olime karikate paar. Aga meie vahele jäi nagu selline maailm ja me sammusime tegelikult selles ühes ringis, ühes rattas. Ja ma sain sellest tegelikult väga hästi aru. Sa tahtsid mulle seda kogu aeg öelda, et me peame midagi muutma oma suhtes. Kui me ei muuda, siis me jäämegi sellesse samasse rattasse kogu aeg tiirutama. Ja siis tulevad sellesse perekonda, sellesse suhtesse ka kolmandad osapooled. Karikate 3 on tähistamine, kuid see, kui me vaatame nagu suhte poolt, siis see tegelikult tähistab kolmandaid osapooli.
ilus paar tuli siit välja ja sellepärast, et suhte ladumises tavaliselt ei tule nagu eriti korraga kuningat ja karikate kuningannata. Armastus on teie vahel, ma ütleksin, et siiamaani. Armastus ei ole kuskile kadunud ja tunded eksisteerivad. Nii, vaatame siis siin edasi. Hästi palju suurt arkaani on ka siin. Päris kindlasti oli selles, ma tean, et selles suhtes on kriis. See armastus on külmunud seisus, see ei ole lõppenud. Ma ütlen seda vahele ka nii, ütleme, mida mina siit nüüd vahele näen, mida tema tahab öelda. Tema saigi aru, et üks nendest osapooltest oli nagu sellises kerjuse rollis. Saamine ja andmine ei olnud tasakaalus. Sina otsustasid sellest suhtest lahkuda, sest keisrinnad teevadki ju niimoodi. Keisrinnade suhetesse, ka armastuse karika kuningannasse ei mahu kolmandaid osapooli. Lihtsalt ei mahu. Ja see naine lihtsalt astub ära sealt. Ma teen sellised vahepõikeid siia nagu sellesse ladumisse, aga seostan siis ka nagu sellega, et mida ta tahab siin öelda. Tegelikult ta tahabki teile seda öelda, et sina ei talunud seda kolmandat osapoolt ja otsustasid olla eraldi, võib-olla mingi aeg. Ja tegelikult ma väga armastasin seda tulisust, seda sauade, see on sauade rüütel ja et ma armastasin tegelikult seda tulisust ja seda ülisuurt kirge ja romantikat, mida tegelikult see suhe pakkus ka meile mõlemile. Ja aga siin olid ilmselt sina, naine, selles sellises jäätunud armastuse rollis. Ja sa olid, oled ja jääd selleks täheks nagu ka keisrinnaks. Ja ma ütlen niimoodi nüüd jälle siia vahele, et see mees ei leia tegelikult, sest te olite ikka nii üdini naine, kui vähegi üldse olla saab, siis see mees, ta võib leida, ta ilmselt ka leiab omale väga palju suhteid veel edasi, leiad ka sina naine, siis mitte kunagi ei saa ta endale sellist naist. Poisid, pöörake ringi palun, eks ole. Ja mitte kunagi ei saa ta sellist naist, nagu olid seda sina. Sest keisrinna tuleb ka, ma ausalt öeldes ei mäleta oma ladumistes, millal ma tegin täna just ennem seda tegin ühe eraladumise ja seal tuli ka keisrinna välja. Aga see tuli nüüd puhtalt raseduse, see naine ilmselt oli rase, aga siin see ei pruugi olla, keisrinna ei tähista iga kord uue elu algust, aga ta võib ka tähistada ühesõnaga. Ja keisrinnad tulevad tegelikult üldiselt minu kaardiladumistes väga harva. Ja naine, kes sa mind vaatad, siis sa oled tõesti ja ka armastuse, sa oled tõesti üdini naine. Ja ka armastuse kuninganna, sa oled väga suure armastuse kandja. Ja ma nägin sinus seda ülinaiselikkust, seda üliarmastuse kandjat, seda jõudu. Aga ma kartsin seda, ma ei julgenud seda vastu võtta lõpuni. Ma võtsin selle vastu, aga ma ei julgenud seda päris lõpuni vastu võtta. Nii, ma vaatan, et kas me vaatame nüüd natukene veel, siis me vaatame seda teist kaardipakki ka. Pole teinud, väga huvitav ladumine tundub siin ja olevat, aga kõik on niisugused väga ühe sellised mõttelised, et hästi paljudel need, kes üldse siin
neid kaarte panevad, et hästi palju teevad ju neid suhtelodumisi ja seda ka kindlasti eralodumistes. Ja siuksed väga nukrad suhtekesed alati tulevad nagu siin, siin kipuvad esile tulema. Nii, aga vaatame edasi siis, mida see meesterahvas või mida see inimene siis tahab sulle praegu öelda. 3 karikamasti on juba, või tähendab, seda on välja tulnud ühesõnaga, või tähendab kuninganna masti. Nii. Ma tean, et mul olid sõltuvused. Mul oli väga palju sõltuvusi. Mul ei olnud mitte ainult üks sõltuvus ja sa teadsid seda. Aga mina ei tahtnud neid sõltuvusi iseendale tunnistada. Ja kuna siia tuli ka karikate 2, ma ütlen jälle vahele need, mitte karikate 2, vaid karikate 9, ja mis tähendab minu jaoks ka sõltuvusi. Tegelikult ka isegi võib-olla alkoholist, eks ole, ja toidust, naudingutest, mõnust, siis ja kui siia kõrvale tuleb saatan, siis päris kindlasti olid siin väga olulised need naudingud, need sõltuvused ühesõnaga siis teistest suhetest, mis on ka täiesti võimalikud, toidust, heast elust, heast söögist, sinna kõrvale ka võib-olla vein, natukene kangemat. Ja ta tahabki teile seda öelda, et jah, ma tean. Ma teadsin väga hästi, et mul olid need sõltuvused, aga ega ma siis neid ju sulle ei tunnistanud. Sa olid väga materiaalne, ma hakkan nüüd millegipärast minevikus rääkima, väga materiaalne, on väga iseseisev, sageli väga sellised pentaklite kuningannad, sageli firmaomanikud, väga kaugele tegelikult edasi jõudnud inimesed, naised, kuninganna on siin see, ja mina olin sinu kõrval kogu aeg nagu õpipoiss. Sina olid see pentaklite kuninganna, aga mina olin see pentaklite 8. Müntide kuninganna, müntide 8. Ma küll ehitasin, ma väga üritasin sinu kõrval kõike seda ehitada, aga sa olid alati minust sammu võrra ees ja rohkem isegi kui sammu võrra. Ja mind tegelikult see väga häiris. Ja siis ma lihtsalt vahest kadusingi enda nende sõltuvustesse. Siin tuleb väga palju sellised ülinaiselikke kaarte välja, sest kuningannad on tulnud siin, eks ole, juba 2 ja kui tuleb keisrinna välja, siis on see niimoodi. Teate, ma vaatan nüüd niimoodi, et põhiline ladumine oli see, mida see meesterahvas, poisid pöörake ringi, eks ole, tahab teile öelda, siis vaatame, mida nagu peaingli taarokaardid üldse nagu sellele suhtele ütlevad. Mulle tundub, et see on praegu läbi, aga kui see ei ole ka läbi, siis siin eriti mingisuguseid ilusaid väljavaateid nagu ei ole. Su mure on asjatu, suuna oma mõtted soovitud tulemusele. Anna kahetsus, süü või muretunne oma inglitele. Mõõkad 9, see on ka tegelikult ikkagi, see tähistab väga suurel määral ikkagi ka ülemõtlemist ühesõnaga. Ja siis võtame selle Rafaeli Rüütel. Pühendunud romantilised suhted, pööraselt kõrvuni armumine, olukorrad või teemad, mis panevad südame põksuma. Kui ma nüüd lähtun sellest, et mida ta tahab öelda, siis ta tahab öelda tegelikult seda, et jah, siin oli teravust, siin oli ülemõtlemist, siin võib-olla kõik ei paistnud välja selline, nagu ta tegelikkuses oli, sest siin oli ka saladused, mis tuli alguses välja. Siis ma oleksin tahtnud olla see rüütel, armastuse rüütel, kes toob selle armastuse karika seal valgel hobusel
Mina ei suutnud sulle seda tuua, kuigi sa seda ootasid ja tahtsid. Siis ma loodan, et nüüd toob sulle selle, mida mina sulle anda ei suutnud, keegi teine. Aga mina soovin sulle ainult head. Ma lõpetan selle ladumise, sest siin oli väga palju selliseid sõnumeid ja kuulaks seda mitu korda siis, kui te siit ei suutnud, aga ärge pange absoluutselt mitte midagi endaga vägisi resoneeruma. Kui see kaardi ladumine ei sobi teile, te ei oleks siia lõppu üldse jõudnudki, siis palun lõpetage ära, ärge vaadake seda edasi, minge vaadake järgmist, siin on sadu teisi ladujaid, kes teevad igasuguseid kaardiladu,misega täpselt samasuguseid ladumisi, nagu mina siin teen, aga need on lihtsalt asjad, mis lähevad väga hästi peale ja lihtsalt ja kuna ju ajad muutuvad, nii et seda ladumist võib teha kas või iga päev on võib-olla liiga tihti, aga sellepärast, et siis võib-olla nädala aja pärast tahaks see inimene öelda hoopis midagi muud. Olen Auli ja soovin teile kõike head ja aitäh vaatamast, aitäh kuulmast. Kirjutage kommentaare, kui see video teile meeldis, on puhtalt vabatahtlik, laikige, tellige kanalit ja kui soovite, tellige siis ka minu eraladumisi, kui te olete sellest huvitatud. Aitäh teile, tšau!